August Pulst. Torist on pärit Tori hobune ja August Pulst. Ühelt poolt oligi tal hobuse jõud ja visadus. Ta oli selliste muuseumite loomise juures nagu Eesti Rahva Muuseumi Tallinna osakond ja Tallinna Eesti Muuseum. Ka oli Pulst Tallinna Vabaõhumuuseumi korraldamise juures. See on vanavara koguja ilusaim unistus, kui sul on terve vanaaja küla. Ja muidugi asutas ta Eesti esimese kihelkondliku muuseumi Torisse, kus esimene ese oli õllekann. Ega see vanavara kogumine lihtne polnud, tuli käia ukselt uksele. Kui oli heinaaeg, tuli minna heinamaale, kus inimestel olid käes kenad vikatid, rehad ja hangud. Aga kes neid siis ära sai anda, kui kibe tööaeg? Seda ei teadnud kunagi, kes või mis sind ees ootab. Mõnikord käratati ja aeti minema, teinekord jagatigi oma vanavara lahkelt. Homme avatakse Kadrioru riiklikus kunstimuuseumis meie kunstniku liidu vanima liikme August Pulsti tööde personaalnäitus. Aga hingelt oli Pulst muidugi kunstnik. Ta oli üks esimese maailmasõja eel Riia linna kunstikoolis õppinud eestlasi. Seal omandas ta joonistusõpetaja kutse. Juba kooli ajal hakkas ta esinema näitustel. Pulsti lemmikud olid maastikud, linnavaated ja akvarellid. Pulsti ergas looduse tunnetus ja vahetu siirus asetavad tema maalid kindlale kohale Eesti akvarelliklassikas. August Pulst, teie elukäik on nii sündmuste rohke ja ajaliselt nii pikk, et paraku me ei saa kõiki sündmusi kronoloogilise järjekorras rääkida. Teie loomingus on aga hästi suur koht loodusel ja eriti lilledel. Kas on see teie meelisteema? Meelisteema ja elan iga päev nende keskel. Aiatöös oma lilled, miks pärast neid mitte siis jäädustada. Ja siis aiatöö juures käed teevad aiatööd, aga mis siis pea teeb? Siin on ju nagu tuulikultiivad käivad ringi, aga kas see on siis ainukune? Ei, tuuliku siis ju kivid ja vaatavad teri, aga miks pärast siis minu käed teevad aiatööd ja liiguvad, miks pärast siis minu rattad, mõtterattad ja võiks mida teha. Võtti treivad siis värssi. Jah, oma loodud värsside registris on 207 pealkirja. Samas on ka terve virn etnograafilise sisuga dramaturgilisi katsetusi. Siin August Pulsti nõnda nimetatud salakambris, mis asub maja pööningul, on kõik seinad tihedalt täis õlimaale ja akvarelle.